Tere! On teemasid, mille käsitlemisel tuleb appi võtta kiiver ja kui sellest veel vähe, siis ka vihmavari. Tahaksin kohe alguses klaariks teha, et järgnev teema ei kajasta just kraami pealt minu arusaamu ja mõtteid ja on seetõttu pigem selline mõtterännak teemal iseseisvalt mõtlema. Mõelge ja otsige alati rohkem seoseid ja teie ahtad horisondid avarduvad mõõtmatult. Houston, siin vaikuse meri, kotas on laskunud. Nende sõnadega laskus 1969. aastal 20. juulil kuu pinnal esimene mehitatud moodul 2 astronaadiga parda. Kogu inimkonna tunnustavad kangelased Armstrong ja Aldrin ronisid 18-minutilise vaheega moodulist välja, võtsid pinnase proove, heiskasid Ameerika Ühendriikide lipu, jätsid kuu pinnale teatud sõnumiga tahvli, ronisid tagasi moodulisse, kuid maailmas leidub hulgaliselt inimesi, kelle jaoks on ülimalt tähtis otsida infot detailidest ja pisiasjadest. Seesugused inimesed on veetnud tunde uurides luubiga kõiki kuul tehtud fotosid ja filmikaadreid. Ja hoolimata sellest, et ajupestud ühiskonnaliikmed neid tähenärijateks peavad, küsivad nad siiski. Miks lehvib Ühendriikide lipp tuules, kui on teada, et kuul puudub atmosfäär ja seeläbi ka tuul? Palju on küll räägitud sellest, et lipu vardale on paigaldatud ka L-kujuline horisontaalvarras, et lipp paremini nähtav oleks, kuid lisaks sellele näib see lipp ka tuules laperdavat. Või miks kuu mooduli täielikus varjus välja roniv astronaut on sedavõrd hästi välja valgustatud? Tean, et seda on üritatud mitut moodi seletada, kaasa arvatud skafandri materjaliga. Kuid vandenõuteoreetikud on 10 kordi üritanud sarnast stseeni sarnaste materjalidega ja sarnastes tingimustes taas luua, tänini edutult. Palju on fotodelt välja nokitud ühtesid ja samu, justkui kopeeritud kive. Ja mitmel korral on eri piirkondade taustana kasutatud justkui samu pinnavorme, mägesid ja orge. Võimalik, et tahame taas näha tonti seal, kus teda mitte ei ole. Kas võimsad maandumisel vastusurvet avaldavad mootorid ei peaks mooduli kõhu alla looma väikest kraatrit? No okei, keerutama vähemasti päris palju tolmu ja jätma mingeidki jälgi mooduli alla ja tema jalgadele. See kolakas paistab sinna aga üsna pehmelt seatud olevat. Jalgade plaatidel puudub igasugune tolm ja ka mooduli kõhualune on suhteliselt sile. Ei mingeid lohisemise jälgi. Või miks ei ole taevas näha tähti? Kuna kuul puudub atmosfäär, puudub seal ka nii-öelda sinitaevas. Üldiselt peaksid sellise lahutusvõimega kaamerad tähti kui valgusallikaid suhteliselt hästi eristama. Kuigi okei, tähtede puudumine võib olla kinni kaamera säriparameetritest. Mõningatel piltidel on fotomärguristid osaliselt objektide taga. Jääb mulje, et fotodel on mehaaniliselt kopeeritud detaile. Lihtsamalt öeldes, fotosid võib olla monteeritud. Lisaks leidub hulgaliselt fotosid, kus objektide varjud on justkui eri nurkade all. Kuigi ühe valgusallika olemasolul, milleks antud juhul oli päike, peaks varjud jooksma absoluutselt rööviti. Ja muidugi, püha jumal, miks ei jäta kuu sõiduki rattad jälgi? Inimese jalajäljed on selgesti näha, kuid sõiduk näib justkui kraanaga kohale asetatud. Keda antud teema huvitab, võib internetist väikese vaevaga leida tohutult palju filmiversioone niinimetatud kuule maandumisest maistes tingimustes. Vandenõuteoreetikud on suurte eelarvete ja korralike tehniliste vahenditega taas loonud kogu situatsiooni kusagil kõrbes. See näeb sama ehtne välja. Ja seda ikka selleks, et raiuda nagu rauda. Inimese jalg ei ole kuu pinnale sattunud. Mine võtta kinni.